Tere tulemast meie YouTube kanalisse. Meie kanal on reisimisest. Näitame siin huvitavaid kohti, mis oleme ise külastanud. Meie esimene reisi eesmärk oli külastada Norrat ja järgmisel videol näitame seda teile. Hetkel aga tahame näidata Rootsit, sest oleme mööda Rootsi sõitnud üle 1000 kilomeetrit ning meil on, mida näidata teile. Oleme ise Eestist ja alustasime oma teekonda Tartust ning sõitsime Tallinnasse. Tallinnast laevaga sõitsime Stockholmi. Rootsi on üks Skandinaavia riikidest, mis meeletab välismaa turiste igal aastaajal. Rootsi on Euroopa suuruselt 5 maa-ala. See on imelise loodusvaadete riik. Siin avanevad kauned vaated metsadele, suurtele järvedele ning saab näha arvukaid saari mööda Läänemere rannikut ning külastada hubaseid linnad. Selles riigis on nii palju rohelust. Rootsis on 2/3 territooriumist kaetud metsaga. Üle 90 000 järve, üle 3000 kilomeetri mereranniku ja väga madala asustustihedusega võrreldes teiste Euroopa riikidega. Rootsi on loodusarmastaja unistuste maa. Rootsi on üks vähestest Euroopa Liidu riikidest, kus tänapäevani valitseb kuningas. Karl Gustav VI, praegune Rootsi kuningas, valitseb 1973. aastast. Kogu riigivõim Rootsis tuleb rahvalt ja seega on kogu poliitiline võim Riksdagi ja valitsuse käes. Kuninga kohustused on esinduslikud ja tseremoniaalsed. Rootsi rahvaarv on 10 miljonit inimest ja peaaegu 1/3 neist on välismaalased. Me oleme teiega Örebrus. Nimi tähendab Gruusia kaldude ületav sild ja linna asutati 13. sajandil. Örebro asub Rootsi keskel ehk Rootsi südames. Siin elab umbes 130 000 elanikku. Linna iseloomustavad lossi ja palju ilusaid maju. Koos loovad nad kesklinna, mida paljud peavad üheks kõige ilusamaks riigis. Örebro on alati olnud populaarne koht, kus tegutsesid kaupmehed, käsitöölised ja väikeettevõtted. Rootsi kuningriigi üks vanimaid, kuulsamaid ja ajalooliselt olulisemaid on Örebro kiviloss. Alates 1935. aastast loss on vabariikliku tähtsusega muinsuskaitse all. See on tõeline muinasjutuloss, millel on kõrged tornid ja ilusad kivisillad ning mis on säilitunud oma keskaegse kuju ja mahu. Kas te teate, et Rootsis on maailma suurim päiksesüsteemi mudel? Ta on välja töötatud mõõtkavas 1/20 miljonile ning ulatub 950 kilomeetri kaugusele üle Rootsi. Jantori väljakul Örebros saab näha Saturni ja teistes linnades on võimalik leida teisi planeete. Rootsis väga tihti võib kuulda või näha sõna fika. Fika tähendab teha pausi, juua kohvi koos magusa kaneelisaiaga. Fikat peetakse üheks kõige tähtsamaks traditsiooniks. Tavaliselt fika kestab umbes pool tundi. Nii palju rootslane vajab, et rahulikult istuda, juua kohvi ning süüa kõrvale magusat saia, keksi või tordi. Fika on populaarne ka kontorites, kus fikale minnakse 2 korda päevas. See on üldine paus, mis on kohustuslik. Kui keegi tee pausi, peetakse seda ebaviisakaks. Rootslased armastavad kohvi. Keskmisel joob iga rootslane 3 tassi päevas. Kohv Rootsis on kange. Stockholm on Rootsi kuningriigi pealinn, mis asub 14. saarel. See on Skandinaavia suurim linn. Appa ja Karlssoni sünnikoht, linn, kus asutati Nobeli preemia, maailma disainipealinn, kus isegi metroo näeb välja nagu kunstiteos. Huvitav köök, eriline kohvikultuur, rohelised pargid ja iga linnaosa on teistest erinev. Kõikiks Stockholmi kohti ei jõua külastada isegi 10 reisi jooksul, kuid midagi huvitavat võib ikka näha. Globen Arena. See on kaasaegse Stockholmi alternatiivne sümbol ning tema uhkus. Tänapäeval on areena nimeks Avicii areena. Globen on maailma suurim sfäärilise kujuga ehitis. See on riigi peamine spordiareen, Rootsi hookimeeskonna kodustaadion ning maailma tähtede kontsertide toimumispaik.
Globen Arenal on suure valge palli kuju. Selle läbimõõt on 110 meetrit ning sisekõrgus 85 meetrit. Hoonekuju pole ehitatud juhuslikult. Globen on päike Rootsi päiksesüsteemi projektis. Selle projekti eluviimisel arvestati planeetide suurust ning nende kaugust üksteise suhtes. Ning lähedalt päikesele paiknevad planeedid asuvad Stockholmis, aga teise planeete saab leida teistes Rootsi linnades. Globenis asub populaarne atraktsioon Skyview, kus külastajad saavad klaasist kondooliga mööda hoone väliskülje tõusta 130 meetri kõrgusele ning imetleda Stockholmi vaateid. Külastuse hind 16 eurot. Rootslastele meeldib aktiivselt oma vaba aega veeta. Nad jalutavad metsas kogu perega või käivad matkal. Rootslaste jaoks on ökoloogia ning inimese ja looduse lähedus peaaegu rahvuslik idee. Peaaegu kõik riigi elanikud püüavad veeta rohkem aega looduses, hoolikalt jälgivad oma looduskaitsealade ohutust, teevad kõik võimalik, et säilitada ümbrust ja keskkonda tulevaste põlvkondade jaoks. Kui meie sõitsime Stockholmi, see oli nädalavahetusel, siis oli tunne, et me oleme linna sattunud pidustuse ajal. Rootslased väga hindavad päikselist ilma. Pingid, trepid, astmed, kõik, kus oli võimalik istuda, oli inimesi täis. Kõik nautisid väljas ilma ja päikest. Kui te küsite, millised on rootslased? Rootslased on väga organiseeritud. Nendel on kõik graafiku järgselt. Järgmine puhkus, lastega koos koolivaheaja veetmine, töö, vaba aeg ja eriti pesumaja külastus. Rootslastel ei ole pesumasinat kodus ja igas majas on ühine pesumaja. Iga majaelanik broneerib endale aja ning paneb ennast varakult kirja, millal ta soovib oma riided pesta. Et kui pesemine vahele jääb, siis tuleb oodata pikka järjekorda. Rootsis peab kõik olema mõõdukalt ja parasjagu. Selle jaoks on ka olemas vastav sõna lago. Kui teid kutsuti kuhugi, siis on parem mitte hilineda ja alati kohale tulla määratud ajal. Võite isegi tulla varem ning oodata koos rootslasega, kes tuli ka 5 minutit varem. Ilma kutseta külla minna ei tohi ning parem on kõigest eelnevat kokku leppida. Ja kui teid kutsuti külla, siis peate ka kohe vastu kutsuma. Rootslased armastavad sujuvat meeskonnatööd. Kontorisse osalevad kõik, sealhulgas ettevõtte juhtkond, igapäevas rutiinis ka koristamises. Ärge üllatagu, kui telefonis kuulate sellist vastust. Vabandust, direktor ei saa hetkel vastata. Täna on tema kord nõusid pesta. Lagam on midagi enamat kui Rootsi elamisstiil. See on filosoofia, et tuleb leida harmoonia kõikides eluaspektides. Rootslaste elupõhimõte on säästa loodusvarasid, olla rahul sellega, mis tal on, olla kasulik ümbritsevale maailmale, mitte eristuda rahva hulgast ja olla nagu teised. Kui te olete nii palju kordi käinud Stockholmis nagu mina ja tundub, et mida veel erilist saab näha selles linnas, siis väga soovitan külastada Rootsi katuseid. Tõenäoliselt on igal inimesel oma seos Stockholmi katustega. See on muidugi laste lemmiktegelane Karlsson. Meie lapsepõlve raamatust või multikast on ta positiivne ja tore, kuid kohalike elanike jaoks on ta negatiivne tegelane. Rahulike rootslaste jaoks on Karlsson pettuste algataja ja eputaja, kes teeb pahandusi ja annab lastele halba eeskuju. Kindlasti teie lapsepõlv on ammu möödas, aga katuste ekskursioon ei jäta teid ükskõikseks. Ekskursioon toimub Rütli saarel parlamendi hoone katuse peal. Ekskursioon algab katuse ronimisega, hoone kõrgus on 45 meetrit. Tänu kõrgusele avaneb suurepärane vaade linnale. Kogu ekskursioon kestab umbes 1,5 tundi. Selle aja jooksul saate kuulata linna põnevat ajalugu ja nautida ümbritsevaid imelisi vaateid. Saate ka külastada katusele asuvat maja, kus legendi järgi elas Karlsson. Selleks, et jalutada Stockholmi katuse peal, on vaja eelnevalt broneerida piletit internetis. Kaarte ei ole vaja midagi. Teile antakse turvavarustus ning kiiver. Teid kinnitakse metallköie külge ning sellega jalutate mööda katuseid. Paljude rootslaste jaoks on lemmikpäev laopäev ehk lördagsgodis, maiustuste päev. 40. aastatel Rootsi arstid avastasid, et maiustused põhjustavad kaariast, kuid kui tarbida neid kord nädalas, siis nad oluliselt ei kahjusta hambaid. Ja nende soovitus oli piirata maiustuste tarbimist. Rootsi kodanikud ei julgenud soovitusi eirata ja paljudes kauplustes sai osta maiustusi ainult laopäeviti. Aja jooksul piirangud võeti maha, aga harjumus on jäänud.
rootslased armastavad hubasust ja hindavad disaini. Nad loovad kodu nii, et seal oleks ilus, meeldiv ja puhas. Nad pööravad tähelepanu iga pisiasjale. Ilusad vaasid, maalid või plakatid seinal. Kõik asjad on täiuslikult sobitatud ja loovad kodus harmooniat. Stockholmi Tehnikamuuseum asutati 1923. aastal ja alles 1936. aastal ta sai endale hooned, kus ta praegu asub. Tehnikamuuseum mängib mitte ainult kultuurikeskuse rolli, siin on suurim Rootsi tehniliste saavutuste kollektsioon. Rootsi on andnud maailmale ohutud ja mugavad Volvo autod, odava ja stiilse IKEA mööbli, suurepärased videomängud Minecraft ja Battlefield ning palju muud asju. Rootsi on esikohal välistatud patentide arvust Euroopas. Erilist tähelepanu pööratakse digitaaltehnoloogiale. Rootslastele leiutiste hulgas on turvarihm, kardiostimulaator, kaerapiim, lidokaiin, dünamiid, tetrapak, külmik, ultraheli, arvutihiir ja palju muud. Tehnikamuuseumi teeb eriliseks interaktiivsed näitused. Siin saab kõike puutuda, nuusutada ja ise katsetada. Kõige väiksematele külastajatele on põnevad teadustoad, kus saab ise midagi meisterdada, katsetada või lihtsalt pealt vaadata ning omal moel Rootsi teadusega kokku puutuda. Rootslased peavad sürströmmingut üheks oma rahvustoiduks. Arvatakse, et kuulsat Rootsi rooga hakati valmistama Rootsi põhjarannikul 16. sajandil. Siis, kui sool oli väga kallis, siis fermentatsiooni meetodil kala säilitamiseks kulus seda oluliselt vähem. Selle aroom on nii tugev, et igaüks ei julge seda proovida. San Franciscos oli kunagi vahejuhtum, kui Rootsi laev pidi veidi kauemaks sadamasse jääma, kuna Ameerika osa meeskonnast tuli kaldale ning keeldus kategooriliselt laevalt tagasi minna. Kui kohalikud ajakirjanikud hakkasid meremeestel uurima, milles on probleem ja miks nad keelduvad laeval töötamist jätkama, nad hakkasid kaebama, et Rootsi kokk toidab neid pidavalt mädanud kalaga. Kalalõhn nende sõnul oli nii tugev, et aknad läksid uduseks ja seinavärv hakkas maha kooruma. Autoga reisida Rootsis on lihtne, teed on väga head, peamised teed on suured maanteed. Kuid peab arvestama sellega, et paljud teed on tasulised. Rootslased kasutavad äppi e-Pass 24, kus sa registreerid oma autod ning kui sa läbid tasulised punktid, kaamerad automaatselt fikseerivad sinu autonumbri ja hiljem saadavad sulle arved. Rootslased väga hoiavad oma loodust ja ümbritsevat keskkonda. Meie jaoks oli suur üllatus, et diislikütus maksis siin rohkem kui bensiin ja hind oli isegi kõrgem kui Norras. Rootsi on imeilus. Minu jaoks on see riik, kuhu ma tahan uuesti tulla. Enne Covidi mina külastasin Stockholmi kord aastas. Mulle väga meeldib see linn. Sõltumatu aastaajast on see alati päikseline ja hubane. Loodan, et teile väga meeldis meie video. Varsti tuleb uus video Norrast. Jagage oma muljed, pange like ja liituge meie YouTube kanaliga.